ja tervist jälle kõigile, kes on sattunud vaatama Ivo järjekordset videot. Kahjuks olen üksi kodus, olen lapsehoidja täna, poiss on mul siin süles, et ei näita kõigile, kui ilus laps mul on ega midagi, aga ta lihtsalt lükkab mul selle kaamera kogu aluse ja kaadervärgiga ümber. Nii kui ma ta maha panen ja teise tuppa ikka jätab, siis juhtuvad mingid teised hullud asjad seal, et hoian ta natuke süles, siis äkki laseb miskit teha ja kui lased teen hiljem edasi ja hullu. Ja täna igastahes tuli siis selline mõte, tegelikult mõte tuli ennem juba, aga täna tuli natuke aega, et teha selline video siis, et kuidas saada valgunormi täis, et olen sattunud ikka siin inimestega vahepeal rääkima ja kes siis töötab selliste rasketes oludes, on autojuht, ma ei tea, ehitusel kuskil, mis iganes salakintjad, selliseid ei tea, aga mine sa tead, see ka raske töö, ega ei saa siin igal ajal süüa, tead, kui tahad, on ju. Ja igastahes põhiprobleem ikka inimestel on see, et ei saada oma valgu kogust siis täis. Ja aru saada, kõigil ei ole nii, et istud töö juures maha ja kas seal kontoris siis või kus iganes ja teed pausi ja pausi all kähku karbist lükkad näkku asjad, et aga igastahes mina siis valisin välja 5 toitu ja sain natuke inspiratsiooni ja nendelt inimestelt ja valisin välja 5 toitu, mis siis nagu sisaldavad päris palju valku ja mida praktiliselt ei peagi nagu valmistama üldse. Ja esimene asi, hakkame siis kohe pihta esimesest asjast, on ju. See oli siin Kevini käest terve aja. See oli sellised talleegi kanasnäkid ehk siis vinnutatud liha vist ütleks selle kohta, jah. Ja vaatame, palju siin siis on seda valku. 53 grammi 100 ja siin pakendis on 80 grammi sees. Arvutusoskus nüüd nii kiire mul ei ole ja protsendid peas ei jookse, matemaatika oli 2-3 vahel, aga ütleme mingi 40-45 grammi ikka tiksub siit täis. Et kui terve see pakk nüüd kaasa võtta ja see on natuke kallis küll, aga ütleme nii, et kui pole aega vahepeal süüa teha, siis eks see enda aeg ka midagi maksab ja ma mõtlesin ka, et ma nüüd panen stopperi käima siin ja vaatan siis, et kui palju aega kulub siis Ivo väikeste ideede siin teostamiseks, et kui seal telekas nüüd käivad need, ma ei tea, rikkad ja rasedad ja mingi kirgede tormid ja mis sealt tulevad ja arvutis on vaja see koll ikka maha lüüa kirvega. Ega siis ei ole jama, on ju, et aga äkki tekib väike paus ja saab kiiresti oma toidud valmis ära panna ja polegi hullu, on ju, et panen stopperi käima. Ivol on siin näiteks kott, millega saab toitu kaasa võtta, riidekott, selline ökomees, endal samasugune kusjuures ja võtan siis selle, venitan siin veel natuke, võtan need kanasnäkid ja panen siia kotti ja vaatame, kui raske siis on 40 grammi valku saada kaasa endale niimoodi kott kaela ja punuma näiteks ja stopper seisma 28 sekundit võttis mul aega siis isegi väikse venitamisega see, jah. Nii et ei ole nagu väga keeruline. Nii, aga mõtleme siis järgmise asja peale. Järgmiseks liitsin sellised poeletilt, ise ei tarbi väga, aga võrdlesin ka neid seal ja jälle talleegi mingi chicken cheese cigar. Ohoo, vaatame, mis siin head siis on. 100 grammi, nii kohe otsime. 271 kalorit, rasva 18, normaalne, siit saab juba rasva ka, nendes eriti ei olnud. Tegelikult rasva ka ikka ju vaja, on ju. Ja süsivesikud 1,4 ja valku 26. Normaalne. Ja see on nüüd 200 grammi, jah, et kui üks pakk nüüd kuskil kiiresti sisse ära nosida, siis pole üldse probleemi saada endale siis, mis ta siis tuleb, 52 grammi valku. No, mis nii elul viga. Lähed, võtad poest paar euri. Täpselt Selveris oli selline asi, et see masin, mis tšekki andis, ei töötanud seal ise teeninduses, nii et ma ei mäleta palju need asjad täpselt maksavad, aga kuskil
€2 ringis nad seal on, et üle 3 midagi ei olnud, et Ivo mingit kallist asja ka ju hakkasin soovitama, ikkagi Eesti rahvas pole nii rikas siin midagi, on ju. Ja ühesõnaga lihtne ja Kivi aitab mind siin, on ju, nii. Ja võtan jälle, panen stopperi käima. Ma ei tea, kas Kevin annab mulle selle või ei anna, aga katsume selle siia kotti panna valmis. Niimoodi. Küll on raske, isegi mul on ekstreemsed olukorrad, isegi üks käsin kinni ja ma suutsin selle 20-52 grammi valku siis ja 30 midagi grammi rasva, 36 panna valmis jälle, 28 oleks tulnud jälle, paneme stopperi silma, 32 sekundit ühe käega, ühe käega, milles probleem, ei näe probleemi, ei, tulge mulle rääkima, et ei saa valke täis, valgunormi ei saa täis, no kuida ei saa, issand jumal, ühe käega saan selle valgunormi täis. Kolmas siis nii-öelda retsept või mis iganes, kuidas seda nüüd kutsuda on ju, see siis oleks selline asi, teraleib, siin on meil juba ka valku ja süsiviisikut, rasva, kõik on sees, topin makrot kuskile siia ekraanile, jõuasin kõike ette lugeda, nii ütleme siis, et võtaks 2 viiluleiba, nii juba päris toitev värk, ega siin nalja ei ole, et siin ikka neid kaloreid ja kõike rasva ja kõike on nii, mis me saame 83 grammi tuli, loodan, et ei valeta, nii. Ja mina siis paneks siia grammikene võid, maitseks on ju, kohe, okei, ma pean ju panema selle ka, et paneme siis topper käima, teeme seda veel ühe käega ka, raskendatud oludes on ju, nii, ja ilmselt selle natuke nüüd kiirendusega tegema, aga ei ole hullu midagi, stopper käima, vaatame, kaua meil siis läheb selleks, nii. Nii ja valmis ta ongi, ütleme nii, et võtaks veel mingi karbi ja paneks selle karpi ka ja ütleme, et 2.25, okei, ütleme, et 2,5 minutit, no milles probleem, see nüüd tuli siuke megaleib, aga väga lihtne valmistada, mis siis on, viskad karpi ja kilekotti selle kogu kraami ja üldse ei ole probleemi, siia panin 100 grammi atleetjuustu näiteks, nii palju on 100 grammis, valku 26 grammi, noh, milles probleem, siia paningi 100 grammi, et juba olemas 20% selle päevanormist, et siit juustust on ju, et milles probleem, ei ole hullu midagi, vaatame palju siin on, kanasink, ka panin 100 grammi, 93 kalorit, rasva peaaegu ei ole, valku 19 grammi, nii 26 pluss 19, 30, mis iganes, ei hakkagi välja siin arvutama, juba läks meelest ka, numbrid on peas segamini, kaamera ja pea sassi Ivol, nii, ja leiva sees ütleme nii, et 9,3 100-st, no ütleme, et umbes 40 grammi siis ja mis ta tuligi siis, 2,5 minutiga 40 grammi valku. No ei ole raske, tööta kus sa tahad, autojuht, esitaja, ma ei tea, salakentsel, ma ei tea, luurel, viskad oma leipsi näkku ja keegi sa arugi vaatavad, et jämeda käega loll kulturist, et keegi kahtlustagi on ju, et sa kint oled, nii. Vot, ja see vist oligi peaaegu kõige raskem Ivo retsept üldse, 2,5 minutit, rekordaeg. Võtan kuhvi vahepeal. Jookseb jutt paremini. Nii, neljas asi. Leidsin sellise valgubatooni, see oli nüüd soodukaga, see oli mingi 1,70, vaatame. Siin on vist 68 grammi. Vabandage väga, Ivol nüüd võtab aega asi natuke. 254 kalorit paistab olevat, rasva kümpa, süsivesikuid 19 ja
kus on valgud, kus on kõige olulisem asi, noh. 26. Ühesõnaga, ma usun seda suurt teksti siit räägib, et 27 grammi valku peaks olema siin. Nii, ja kookuse oma peaks olema päris hea maitsega ka. Ja nii, võtame aega, kui raske on valmistada kaasa endal üks valgubatoon. Saab katsuda vahepeal, ei taha mõttu asi on ju, sa tahad nüüd püreed parem. Nii, paneme selle kotti valmis. Nii, lähme juba hakkame astuma. Nii, tänane rekord 18 sekundit ja 26 grammi valku. Väga keeruline. Ma arvan, et isegi kellelgi ei ole midagi kobiseda, kui töö juures seda sööte. Vaatavad, et maiustate seal, et siuke mõnus šokolaat, et keegi ei saa arugi, et te mingi hullunud trennimees olete, ma valgunormi täis tahate saada. Niimoodi. Nii ja edasi siis 5. asi, olemegi juba lõpus. Nii, lõpusirge paistab, ei olegi kõige hullem. Täitsa palav on 11 kilose kutiga siin asju valmistada. Temal on ka vist juba igav või ei ole, ei tea täpselt, veel ei saa arvudest. Nii, ja selline 5. retsept siis, mis mulle vahepeal meeldib kasutada, kusjuures ongi lihtsalt lõigata endale juustulõigud. Juustus on valku nii, et nagu murdu ja mina ka nädalavahetuseti, hetkel vabal perioodil, nagu kui ma millekski valmistu, vaatan lihtsalt, et ma saaks oma valkunormi täis. Ei ole oluline see kava nüüd nii hullust, et nüüd keegi sureb ära või kaotab midagi jubedalt elus, et kui nädalavahetus on teistmoodi toituda, nädala sees mulle meeldib joont mööda kõndida, siis on kõik on lihtne. Nii. Ja 5. asi, juustulõigud siis ja mõtlesingi, et tavaliselt ma lõigun endale 100 grammi ja isegi võtan kõrvale miskit sellist äkki nagu on see samune. Näiteks sellised sigareid. Võtan mingid teisi vahepeal võib olla neid, tegelikult mulle need väga ei maitse, aga pole neid ammu söönud ka, ei oska siin tööd vaielda, äkki ei olegi nii halvad. Nii, ja ühe käega jälle, nii, päris pahamad tegelikult korralikult püüetud. Maja siin täna, siin hagu andnud korralikult proua aista, nii, ja võtame siis, paneme kaalu peale selle asja. Kargi näiteks, ja väike kargike, need ikka saab poest mingi 1-2 eurtsi. Nii, et oletame, et me võtame nüüd selle kaasa ja teeme väiksed juustukuubikud endale või lõigud näiteks. Ja osa juustu korjan ära sealt leiva pealt ja vahelt ega siin hea kraam raisata ei ole. Mis ma siin ikka priiskan on ju. Ja panen siia siis äkki üks 100 grammi juustu ja vaatan palju seda tuleb, et hakkame pihta siis. Nii ja valmis ta ongi, panen stopperi seisma, 1.44, nii, ühe käega, ärge tulge siin vabandama, et issand, mul on lapsed, ma ei saa, mis jutt see on, kõike saab, mul on ka siin laps, käin trennis ja jälgin toitumist ja proua teeb täpselt sama asja, nii et lapsed pole küll siin mingi vabandus, on ju. Lepime nii kokku, ärge vabandage lollide vabandustega, issand, oksele ajab. Nii, ja lõikasingi neid juustu nii-öelda liistakud siia või kuubikud või mis iganes ja siis seda kanasnäkki, kumbagi 100 grammi, olin ahne täna ja ikka valku on vaja suuremaks ja tugevamaks on vaja saada, ei ole seda nalja, on ju. Nii et valgu nimel, jõu nimel Ivo lõikas siia 100 grammi, nii. Ja saan siit, mis ma saan, 26 grammi on ju, juba unustasin. Nii, ja pluss juust ka 26 grammi, see teeb siis jällegi 52 on ju. Nii et korralik pirakas, jurakas toidukord, valgu koha pealt rasvan ka mõlemas piisavalt. Süsivesikuid, need võite süüa siin hommikul täis, putru kühveldada, lõunaaeg, võib-olla osad käivad kuskil väljas söömas. Ja peas, et saab on ju valgud kätte, siis uskuge mind, seal saalis need trennid saavad hoopis teise käigu sisse, kui te hakkate oma valgunormi täis sööma. Kui nüüd kellelgi on küsimus, et palju see oleks, siis minu arust meeste rahvaste puhul siuke
suht norm oli seal kuskil 1,8 kuni 2 kilo kohta. Ja naisterahvastel äkki oli kas 1 kuni 1,4. Võib-olla ma eksin. Iga aasta kuradi tehakse mingi uus uuring ka jälle, kus jälle selgub midagi muud on ju ja tore on, noh, ei jõuad, et kõike seda jälgida. Umbes nii mina neid asju arvutan ja lasta alla on ju, ega Ivo ei pea ennast mingis professoriks. Nii, aga nii lihtne või keeruline ta siis oligi, eks te ise otsustage. Ma ka täpselt ei oska öelda. Ma ütleks, et ühe käega sain hakkama ja ma ei tea, mingi seebika vahele siin või mis iganes need tänapäeva kihvtid sarjad on, pole kursis, ei vaata telekat. Et ühe reklaamipausiga vist paneks endale teate üle 100 grammi valku väga lebolt kaasa järgmiseks päevaks. Nii et ei ole probleemi, ma arvan. Aga tore, et järjekordselt leidsite aja, et vaadata Ivo järgmist videot. Kuskil siin või siin nurgas, mul on nüüd sassis, kuskil on subscribe'i nupp. Kindlasti katsun veel videosid teha oma lemmikhobist, fitnessist ja oma veel lemmikumast hobist, toitumisest ehk söögist. Ja katsetan võib-olla kunagi uusi retsepte, katsun siin midagi otsida ja ühesõnaga, kui teile meeldib see video või see kanal, siis saab subscribe'i panna, like'i saab ka panna. Kui teile ei meeldi, pange dislike'i. Nii tore, kui keegi vahepeal kommenteerib, Ivo saab ideesid juurde, et tore kuulda, et saan ka seda positiivsust edasi anda, on ju. Ja ega siin muud polegi, tänud, et vaatasite ja head aega, tšau, paka ja järgmise korrani, on ju. Ja veel ütled midagi. Kõik. Okei, nägemist.